meil siis toimus siin just 6-päevane võistlus Lanzarotel ja esimesed 3 päeva olid kvalifikatsioonisõidud, viimased 3 päeva olid finaalsõidud. Ütleks nii, et vorm oli okei ja olime siin kevadel saanud trenni teha nii, nagu olime plaaninud. Esimesel päeval toimus üks protestiolukord, millest me siis saime lõppude lõpuks viimase koha kirja. Inglismaalased meid protestisid ühe sükse hästi piiripealse olukorra eest ja see tegelikult rikkus meie võistluse selles mõttes ära, et viimaseks 3 päevaks me kuldlaavastikku ei saanud, vaid pidime jätkama hõbelaavastikus. Aga seal hõbelaavastikus tegime head sõitu ja selles mõttes selle võistluse teise poolikuga võib kindlasti igati rahule jääda. See on juba meil nüüd harjumuseks saanud, et me oleme seal 25. koha piirimail viimased võistlused olnud ja võitleme selle eest, et saada kuldlaevastikku. Nii nagu ka eelmisel tiitlivõistlusel Euroopa Cupitel jäi punkt puudu, jäi ka siin see punkt puudu, aga vähemalt hõbelaevastikus suutsime turvalise üle 20 punktise edumaaga teisi edestada ja üritame olla selle üle rõõmsad. Meil olid siis põhilised konkurendid nendest Euroopa riikidest, kellel veel olümpiakoht puudus, olid Iirimaa, Itaalia ja Belgia. Nendest iirlased tegid siin väga kõva sõitu ja saavutasid 3. koha. Et palju õnne nendele, et igati väärisid seda olümpiakohta siit selle väga hea regatiga. Et meil on olnud väga suur au võistelda siin 49eri klassis maailma kõige tugevamate purjetajatega ja me oleme selleks tänaseks võistluseks ette valmistanud ennast 49eri klassis 5 aastat ja see on olnud ääretult mõnus tegevus ja poisid on arenenud kõikide nende aastate jooksul tegelikult täpselt nii kiires tempos, kui seda siin Eestis on võimalik teha. Ja ka selle talve ettevalmistus läks ka täpselt nii, nagu me ise lootsime. Saime purjetada, saime konkurentidega võistelda veel Vilamouras. Nii et tegelikult me oleme endast nagu kõik andnud, et seda olümpiakoht saada. Selgus, et siin mõned Euroopa riigid on meist siiski tugevamad. Siin oli 7-8 üsna tugevat Euroopa riiki, kes selle viimase koha peale võistlesid. Ja neist siis 3 riiki lõpetasid esimese 11 seas. Ehk siis me oleks pidanud siit medali võtma, et olümpianormi ära täita. See oli meie jaoks natuke liiga palju ja see ei õnnestunud. Et soovime iirlastele palju õnne ja nad on kindlasti ära teeninud selle koha. Aga eks me püüame edasi võidelda ja äkki siis järgmises tsüklis suudame juba paremini.